Tervitus, long time no see. 2 kuud ei ole kaamerat kätte võtnud ja kohe seletan teile miks. Täna on meil siis reede, 5. mai, kell saab kohe 9, ma olen tööl. Ja miks ma ei ole siis 2 kuud kaamerat kätte võtnud on see, et mul on siin vahepeal väike kõht ette kasvanud. Et kes veel ei tea, siis sügisel on tulemas baby. Et päris exciting. Ja mul on olnud lihtsalt need viimased kuud väga rasked. Sellepärast ma ei olegi saanud filmida. Enesetunde poolest täiesti võimatud põhimõtteliselt. Mul praegu jookseb 4. kuu, ehk siis natuke üle 4 kuu on. Aga mul oli siis seis selline, et alates 5. nädalast mul iiveldas iga päev, hommikust õhtuni. Ja kokku siis 11 nädalat niimoodi. Ehk siis 11 nädalat iga päev mul oli süda meeletult paha. Ma ei suutnud midagi süüa. Ja see oli tõesti väga raske, ma ei suutnud kellegagi rääkida. Ma olin põhimõtteliselt kogu aeg tegin kodus tööd, sest mul ei olnud energiat, et tööle tulla, sest et ma ei söönud midagi. Ehk siis jah, päris raske oli. Aga nüüd põhimõtteliselt mõned päevad tagasi alles hakkas mul parem. Nii et mul on täiesti nagu uus hingamine, uus ärkamine. Nii et ma loodan, et ma äkki nüüd saan ka rohkem filmida midagi põnevat. Et kindlasti ma ei tee sellises tempos videosid, nagu ma enne tegin, sest ikkagi mul on kogu aeg pingeldama ja on natuke keerulisem kui varem. Aga midagi ma arvan, et ma ikkagi teen. No nii, kell on saanud 11, ma hüppasin kiirelt ülemistest läbi, sest et šoki korras oli vaja kiirelt mõndasid asju, nimelt täna on mu ühel õel sünnipäev. Ja kiirelt oli vaja osta mingi kink, ma ostsin talle ühe jumpsuiti suveks, ma loodan, et talle meeldib. See on nagu cute, süge nagu teksa jumpsuit. Ja siis ma ostsin endale veel lõunasöögiks salatirimist ja maasikaid ja boost'i. Ja te ei kujuta, et nagu kui hea on süüa salatit. Selles suhtes, et ma ju sõin kuude viisi põhimõtteliselt mingi kuivikuid ainult, et nagu üldse survive'ida. Ma kiman nüüd tööle tagasi. Ja vaatame siis, millal on järgmine check-in. Täna on laupäev, kell on 11:30 ja eile juhtus süke jama asi, et mina siis tahtsin kõvasti siin filmida ja värki on ju, ja siis mul sai tööl kogu aeg aku tühjaks, et ma ei saanud üldse filmida esiteks. Ja siis takkatipuks ma unustasin oma aku koos laadijaga üldsegi tööle ööseks. Nii et ma ei saa midagi eile filmida rohkem. Aga eile me siis käisime pitsasid manchimas ja siis mu õe sünnipäeval. Ja nüüd täna me lähme Eesti Vabaõhumuuseumisse. Sellepärast lähme siia, et kuna mul on nagu enam-vähem olla, siis ma saan natuke kõndida, natuke nagu toast välja on ju. Ja numero duo, siin on väga lahedad vanad majad ja vanad majad mulle meeldivad täiega, nii et we're gonna do this. Haiga film. Kuidas tunnete end? Life is good. Siin mingaks maasikaid. Jaa, And we buy strawberry. Yes. Kui meil kaardimakse seal. Me oleme, tähendab, mina olen soelt riides. Meil on nagu see teema, et kõik käivad ilusti tagide ja nagu kevad jalanõude ja riietega on, aga ma käin ainult parkaga kogu aeg, sest kuna ma nagu kõik haigused ja mingid viirused ja asjad võtan praegu nii kergelt külge, siis ma pean olema kogu aeg hästi pakitud. Nii et panen aga oma parka selga ja nüüd on õnneks kaamera olemas, aku täis, aku siin sees ja me vaatame, mis meil siin toims. Me oleme mingite rikkamate inimeste majas, siin on ikka väga ilus. Väga ilus. Aga ma tahtsin teid näidata, kuidas Nils, palun lahku toast. You giant man. Ütleme nii, et päris pisikesed võisid nad olla. Kuulake seda. Natuke kriipi ka. Laua peal on meil siin sirku ja kartulit. Pokk keerleb seal vaikselt. Siin kohe tuled siis uksest välja, kohe lambad. Vaadake, kus mõnel oli võimalus jälle see majad siin kivist ja katusedki, aiadki. Kõik kivist. Jah, teised vaesed talupojad siin ajasid endale heina kokku, et saaks katuse ära vooderdada. Et põiepõletik ei tuleks kohe nagu mul kogu aeg. See on sepikoda. Iga majake sees on mingi vana tädike, kes
koob või õmbleb või. Ühe maja ees rääkis telefoniga, see oli mingi natuke moodsamast perekonnast. Näe, siin juba putukad lendavad vara kevadel. Kuigi tegelikult vist kevad on täies hoos. Selline tava oli veel, et tüdruku sünni puhul kinnitati kaseridva külge, et ilus õrn tüdruk kasvab nagu kasepuu ja poisi puhul siis kuuse või männirõidava külge, et tugev meesterahvas kasvab. No, jätame meelde. Selline siis oligi, jah. Jah, siis põrandad olid globalised, eriti kui vaadata siin seda kivipõrandat, kus see talvine eluruum oli, siis kui siia häll põrandale panna, see ikka põrutab lapsel pea ära. Jah, nii on. Et siis oli selline üles tikkutud. Jah, seal on võiks öelda kodukontor, et kui mees tuli talvel üles, siis hakkaski kohe tööd tegema, polnud võimalus marketisse joosta, kõik mööbel ja jalanõud ja hobuseriistad ja kõik ise teha. Ruhkis kuivas sügisel, selleks me armastame ju musta leiba väga. Siin on leivaostja, krobelise põranda peal oli enamus asju 3 jalakati lokiseks. Siin on juba väga mõnusalt suvine, siis kui päike paistab. Ülipõdus. Kui ütleme, et 1890-ndatel olid kõik veel siuksed majad, taluhooned, siis ainult 30 aastaga toimus nii drastiline muutus ja elati juba sellistes majades. Päris hull minu meelest. Lihtsalt ainult 30 aastat elukvaliteet on ikka midagi hoopis muud. Väga lahe. Ja see maja oli seest jumala süke moodne, nagu oled harjunud nägemas, süksed on vist praegu päris palju Eestis alles. Käisime Vanaaja poes, ostsime mingit sefiirivärki, mis nilt sööb. Ja siis piimakonfeke, mida ma mäletan, mina väiksena sõin piimakomme. Neid küll kuskil ei müüda enam nii, et great success. Väga äge oli seal poes üldse. Seal oli nagu, kui te olete näinud seda Pipi Pikksuka filmi, seda Rootsi oma, siis seal oli ka lahe süke küla, kus oli apteek ja kommipood ja siis Pipi käis seal kommipoes ja seal olid samasugused klaaspurkides piimakommid ja klaaskommid. Nils, kas sa oled seda näinud? Pipi Pikksukat. Elas seal Kurunurru Putisaarel. Ei, ta ei elanud seal. Vanemad elasid. Ta isa elas seal, jah. Ta isa oli selle saare kuningas. No nii, nüüd on aeg jõudnud nii kaugel, et me tulime Nilsiga metsa. Tegelikult me tulime oma tulevase maja peale. Siis kunagi hakkame ehitama. Meil on praegu siin üks hästi vana maja, mis me jõuma. Siin metsa ääres. Väga mõnus koht. Kõik on siuke minu dreamland. Ja siis me siin paari aastaga loodame selle ehitada endale ilusaks uueks majaks. Ma näitan teile kohe, kui metsa ääres see on. See on niimoodi, et meie maja kõrval ongi nagu mets. I love it. Nii äge minu meelest. Ja siin on nii soe ja nii mõnus. Siin samas lähedal on ka meri. Nii et ma arvan, et siin meil paar järgmist aastat tulevad väga põnevad. Kui teil on meile mingid küsimusi Nilsiga, mingid beebiteemalisi näiteks, siis võite kõik jätta kommentaarides. Mis teed? Me lähme kinno, sest et ühtegi filmi kinos ei ole, aga me ühe leidsime, siis me läheme vaatama, kas see on okei või mitte, sest sundleid. Sest et praegu on hea aeg kinno minna. Kell on 6 õhtul. Imelik on ennast filmida. Kuidas sa seda teha suudad? Tervise võtta. Kõigepealt me lähme sööma. Kuhu sööma? Mac barbecue'sse. Jah, mitte Maci, vaid Mac BBQ. Mac BBQ, mis võtad sealt siis kanatippu? Kindlalt. Aga mis seal ikka siis? Pärast näeme, eks me anname teada. Kui ma helistan, kui ma kohale hakkame jõudma. Mida sa teed? Täna on meil siis pühapäev. Kell on mingi 5:30 või midagi või. Ja tänane päev on möödunud siis nii, et hommikul oli suur koristus. Siis nüüd on mina binge-watchin Project Runway'd. See on nii hea sari, mulle väga meeldib see.
ja Niilis mängib oma NBA-d. Mis on sul NBA, mis asi? NBA 2K16. 17. ja lihtsalt chillime siin. Eile, kuidas see film meeldis? Omapärane. Alla 16-aastastele ei soovita. Päris nagu vägivaldne oli jah, aga noh jah, omapärane. Aga mul on nagu, minuga on selles suhtes natuke raske praegu kinost ka, et film lõppes mingi 9:30, aga ma kuskil 9 paiku nagu hakkasin päris ära vajuma, et nagu suht uni tuli peale ja niimoodi hoidsin silmi lahti, et ma suudaks filmi lõpuni vaadata. Sellepärast oli nagu suht raske oli. Sest ma liiga õhtul 10 magama. Sain eelmine nädal väga palju PR package'id, ehk siis toredaid pakikesi. See on siis siin kõigepealt garneeripakk ja näomaskid. Alati võtan hea meelega vastu näomaskid. Need on need pabermaskid, ehk siis väga mugavad. Ma pigem eelistan neid pabermaske või siis neid nagu ära, mis nagu näo peal ära kuivavad, on neid maske. Ja siis väike kosutav garneerivesi ka. Neid pabermaske ja asju on lihtsalt palju lihtsam kasutada kui neid tavalisi nagu märkemaske on jah, saad aru. Väga põnev toode saabus minu nii. All vegan, all everything good. Hamba valgenduspulber, mis on täiesti üleni musta värvi. Ja see on üllatavalt suur. On see paken, ma arvasin, et see on palju väiksem, nii et kes ei tahaks valgemaid hambaid, tundub väga põnev katsetus. Ja siis kõige suurem pakk, mis on nagu täiesti mental. Suur pakk. Siin oli siis terve tootesari siuksed brändid nagu Vivi Verde, mis on siis kuupivoodides müüdav uus kosmeetikasari ja siin on reaalselt huulepalsamitest, näomaskide, näopuhastussalvetikuteni, kreemide, deodorantide, kõikide asjade, nii et siin ma saan hulganisti proovida ja mis on kõige toredam on see, et mul on kaasa pandud ka kinkekott enda lugejate vaatajate jaoks, nii et kui ma jõuan kunagi sinnamaani, et ma olen jõudnud neid tooteid ilusti katsetada ja saan teile teada anda, mis need endast kujutavad, siis ma arvan, et blogis ma kindlasti loosin need välja, siis selle ekstra kotikese ja saate siis ise ka seda toredat brändi proovida. Tänaseks on pühapäeva kokkuvõttega vist kõik. Ma arvan, et sellega vist peab selle nädalavahetuse üldse kokku tõmbama, sest me ei tee midagi rohkem. Aga ma olen endale uhke, et ma suutsin vlogida. Ja loodan, et selle saan normaalsel ajal kokku ka ja üles panna. Ja teie siis võite meile alla siia kommentaaridesse küsimusi jätta. Minule Niisile, mis iganes teemal, eeldatavalt beebi teemal. Et me saaksime võib-olla selle kohta eraldi video teha, kui teid midagi üldse huvitab. Aga nüüd siis ongi meie poolt kõik ja näeme jälle järgmises videos.